minu tugevam külg seoses ka õpetaja on ilmselt lugude rääkimine. Et rääkida mingisuguseid kas siis oma kogemuste lugusid või mingisuguseid näidislugusid selleks, et nagu asi jõuaks paremini kohale. Et see, ma arvan, et see on minu, sellepärast on ka minu stiil võib-olla igav ja iganenud, et ma ei ole nagu mingite moodsate meetoditega väga kaasa läinud, sest et see ei ole minu tugev külg on lugude rääkimine. Ma alustuseks ütlen, et see ei ole nagu klassikaline matus, see ei ole nagu ja seal ei ole klassikaline peielaud ja tegelikult see sündmus, mida me oleme nagu teinud juba Senta, Elma, Joosep nüüd nagu 4. kord on lihtsalt see, et kui keegi inimene otsustab, et ta aitab küll ühest asjast, et ta teeb teisi asju rohkem, ta läheb pensionile, siis on valik ju ka see, et ta lihtsalt kuidagi imbub ja järsku teda pole, aga tegelikult võiks ju olla siis korraks nagu koos ka, et veel kord, et loomulikult need tunded on, kõik tunded on lubatud, aga jah, et see siiski me ei võta kedagi maha. Minul isiklikult on ju nii, et Valter on mind 2 korda võtnud käest kinni mul ja viinud mind kooli. Ja esimene kord oli see kindla faktina, oli see esimest korda 1977. aastal, kui ja ma näen neid imestunud silmi, see on jutu mõte ja et imestaks. Et ja see oli 1977, mina olin pisikene poiss lühiste pükstega ja sandaalidega, tõenäoliselt oli mul valge särk ja traksid hoidsid neid lühikseid pükse üleval. Valter oli loomulikult abiturient Pärnu esimeses keskkoolis ja siis seal all söökla juures võttis ta mul käest kinni ja nagu see kombeks oli, et siis 11. klassi õpilased, viimase klassi õpilased viivad need väiksed mudilased nagu kooli. 98. aastal viis ta mind teist korda kooli, et see oli siis Sütevaka jah, et ütles, et tule ole siin direktor. Et ta 2 minu kõige olulisemad, ega ühtegi teist meesterahvast, kes oleks minu elu nii palju mõjutanud, tegelikult ju ei ole. Et sinna vahele jäi ju veel laste ja noorte kriisiprogramm ja Reina Laager ja kõik see maailm, mis on olnud nii tähtis. See selleks, see on siis selline minu enda moment, aga kui me võtame, mis Valter poiss on siin 35 aastat teinud siin Sütevakas, siis see on nagu üks suur kuidagi selle meie koodi kirjutamine, mis on nagu selline pidev olnud, et ma arvan, et me oleme nagu väga palju siin koolis üldse nii-öelda Valtri kujundatud. Et Valter on ju väga ehe mees, ega tema ütleb nagu asjad on ja me teame, kuidas need asjad nagu on, et ja mingis mõttes sellises, mida tormilisem on see nagu maailm meie ümber ja ka siin kooli sees või kooli ümber, siis nagu on alati hea, kui keegi hoiab seda mingit ühtlast nagu taset, mida Valter on hoidnud. Omistatakse siis 4. kord kooli ajaloos selline kõigem tiitel, mis on siis südamega Sütevakas, et seda siis sümboliseerib ka see meene, mille saab sulle üle anda. Valter on saatnud psühholoogia teedele, ma ei tea, kas sa ise tead, tõenäoliselt 100 ei ole liialdus nende kõikide aastate peale, kes on läinud psühholoogiat õppima, kes üle Eesti töötavad ja selle tõttu oli ka valik, kes võiks tulla siia vilistlaste poolt nagu, ma ei tea, tänavu või midagi ütlema, päris suur. Aga aeg-ajalt me oleme ju rääkinud ja ma tean, kes on nagu sinu suured lemmikud ka nende kõigi seast, et siis siia ongi tulnud üks sinu suurimaid lemmikuid, psühholoog, kes lõpetas Sütevaka 20 aastat tagasi ja kelle nimi on, siis oli su nimi Õunap, täna on su nimi Mattiisen, Karin, ole hea. Ja nii nagu Andres välja tõi, mina olen Karin Mattiisen, lõpetasin Sütevaka 20 aastat tagasi ja mina siis esindangi ühte väikest osa Valtri pärandist ja toon siia saali siis õpilase vaatenurga. Ja mul on tõeline privileeg esindada siis neid, kes on edasi läinud õppima psühholoogiat.
kui tänapäeval räägitakse väga palju sellest, kuidas õpetaja peab olema karismaatiline, meelelahutuslik ja pidevalt tähelepanu tõmbama, siis Valter, sina olid minu jaoks tõestus, et on olemas ka teine tee. Ja tõepoolest, et Valter ei olnud õpetaja, kes oleks klassi vallutanud sellise suure häälega või siis mingite efektsete naljadega või siis lavalise energiaga, vaid ta rääkis vaikselt, rahulikult, kaalutletult ja sellest piisas täiesti. Ja Valter, sinu juttu kirjeldaski selline väga suur põnevus, põhjalikkus, iga jutu juures oli sügavus ja tagasi vaadates tekitaski minus suurt imetlust sinu tõeline rahu. Ja mitte selline passiivne rahu, vaid selline rahu, et mis kogu klassi siis kandis. Ja õpilasena võib-olla ei osanud seda sellisel moel märgata, aga just nüüd tagasi vaadates ma oskan hinnata seda, kui vajalik oskus see põhjalikkus päriselt on. Ja hakkasin mina meenutama ja siis meenus mõni selline küsimus, mis mulle järjepidevalt ikkagi kuklasse jäi. Sest iga kord, kui tund lõppes ülimalt punktuaalselt, siis järgmisel korral jätkus kõik täpselt samast kohast. Sõna pealt, täpselt sama sõna ja Valtril ei olnud kunagi mitte ühtegi spikrit kaasas. Mina siin spikerdan, mul on hea sõnalt neid asju ette kanda, aga see mälu ja detailsus olid midagi, mis ma juba tol ajal väga hinnata oskasin ja mul isegi tekkis hüpotees, et tal ongi selline detailne skript, justkui nagu mingisuguse, tol ajal siis CD-ga peas. Ma tahtsin hullult kontrollida seda sõna-sõnalt hüpoteesi, aga kahjuks mu noore mõde konspekteeris hoopis teistmoodi kui mina, nii et see hüpoteesiks ainult jäigi. Aga et mitte see ei hämmasta mind, et kuidas sa suutsid täpselt sõna pealt jätkata järgnevat tundi, vaid mind hämmastas hoopis see, kui selgelt ja korrastatult sa mõtlesid. Ja üks asi on see, et tema suutis selle kõik ära realiseerida, igati imetlusväärne, aga ta ootas seda õpilastelt ka. Et kui Sütavaka õpilased rääkisid teise kooli õpilastele, et psühholoogiast tuleb eksam, mis see ära ei ole, mõtled loogiliselt, intuitiivselt, inimene on inimene, ja siis meil küll sellist hetke ei olnud, siin ei saanud mitte midagi koha peal kokku luuletada, vaid päriselt pidi teadma, tundma materjale ja fakte. Nii et aitäh selle eest ka. Minu jaoks oli sinu juures alati midagi sellist salapärast. Sa tulid kuskilt välja, tund lõppes, kadusid kuskile ära ja seejuures oli selline kerge hõljuv rünnak ka. Nii et ma niimoodi endamisi mõtlesin naljatades, et sa kindla peale oskad läbi seintega kõndida. Lift ja kadud. Ja sussi kandmise olen ma oma töö juurde ka kaasa võtnud. Aga et kui tulla selle juurde, et kus siis psühholoogia huvi minus endas tekkis, et siis see tekkis juba tertsias. Ja Valter oli absoluutselt iga minu aastatöö juhendaja. Nii et siis esimesed sammud oma erialal ma tegingi sinu käe all. Ja üks väga suur ja olemuslikult tähtis kogemus oli ka praktilise psühholoogia valikaine. Sest seal ma kogesin elus esimest korda, kuidas lihtsuses peitub võlu. Et kui need sellised pealtnäha justkui lihtsad tehnikad niimoodi elegantselt esitada, et kui suure mõju need inimeste elule võivad avaldada. Nii et siis selline silmi avardav kogemus täiesti. Aga see on see, mis toimus siin. Suur oli minu rõõm, kui ma avastasin, et Valter mõjub mujalegi. Sellepärast, et siin sai asjaga vähele poole ja tulid sisseastumiskatsed ülikooli. Siis ma olin nii tänulik, et see põhja
põhjalik vundament oli ikkagi meil laotud ja see pagas oli korralik. Noh, sain intervjuul maksimumpunktid, aga mitte uhkeldada ei tahtnud, vaid tahtsin hoopis välja tuua, et ma mäletan sealt intervjuult ühte hetke. Siis, kui minu intervjuu läbiviijaks oli instituudi direktor, professor Aleksander Pulver. Ja kui ta küsis, et kelle käe all ma siis olen õppinud, ma seal kõik oma aastatööd niimoodi ette kandsin soravalt, et siis mõtlesin, Valter Maatee. Ja oli näha, kuidas kehakeel muutus, silma tekkis sära ja ma sain kindla peale sealt boonuspunktid. Nii et suur aitäh ka selles osas, sellepärast, et see tasuta koht olla ajal pidi kuskil tulema, nii et mul oli suur lust. Psühholoogias räägitakse sellisest mõistest nagu generatiivsusest. Ja see tähendab seda, et igal inimesel on selline eesmärk edasi anda midagi järgnevatele põlvkondadele. Ja samas õpetajate puhul ei mõõdeta seda siis mitte mingite selliste tunnikavadega või tundide arvuga, vaid pigem saab seda vaadelda ju läbi nende õpilaste, et kelle eludel sa oled olnud saatjaks. Et ühesõnaga mõõdetakse siis inimestes. Ja tagantjärele mõeldes, Valter, sa ei õpetanud meile ainult psühholoogiat, vaid ka viisi, kuidas inimesi vaadata. Et käitumise taga on põhjused. Et esimene seletus ei pruugi olla see ainus õige seletus. Enne hinnangute andmist tasub olla uudishimulik. Ja ma arvan, et sõltumata sellest, et kuhu siit iga sütevakale me on edasi õppima läinud, olgu see meditsiini, matemaatikat, filosoofiat, psühholoogiat, et see oskus on igati tänuväärt ükskõik mis ametikohal. Mulle tundub, et täna me siis ei saada pensionile vaid ühte õpetajat, vaid me tähistame hoopis sinu mõju. Ja see mõju jätkub edasi siis inimestes ja võib öelda põlvkondade kaupa veel edasi, sest tõenäoliselt sellest on osa saanud juba minu lapsed ja nii edasi. Aga et minu enda kõige siiram ja südamlikum tänu sellest, et sa sellise tugeva vundamendi mulle kaasa andsid. Et mina soovin siis kvaliteetaega, puhkust, rõõmu ja jätkuvat uudishimu. Ma tean, et igav ei hakka. Aitäh! Valter, sa oled olnud mulle tõeliselt suur eeskuju kõik need aastad. 35 aastat ma ei ole sinuga siin koos Sütevakkas olla, aga et aastad igal juhul. Ka Valteri puhul ma võtaksin kasutusele mõiste absoluutne mäletamine. Et on see siis õpilased, on see siis kirjandus, on see siis muusika. See, mida Valter kõik teab, on muljet avaldav. Ja kuigi ma ise olen üks eesti keele kirjanduse õpetaja, siis Valteri kõrval ma tunnen ikka ennast poisikesena. Tema lugemuse, tema silmaringi juures, et jah, Valter liigub vaikselt. Valter liigub väga sujuvalt, mõõdukalt. Aga siis on olukordi, kus ta teeb väga kiire, väga mõõdetud ja suurepärase soorituse. See, millest mul see alguse sai, oli omaaegne see 7-võistlus, Sütevakka 7-võistlus, kus sa seal rahulikult lähenesid sellele kõrgusele matile. Ja siis ta oli korraga vupsti üle. Mina võtsin hoogu, enda meelest hüppan. Ma olen maha, aga Valter vupsti üle. Ja vupsti üle omadega. Ja selline, ütleksin, kassilikkus, et teatud moodi üldolukorras rahulik ja mõõdukus, aga teatud olukordades väga hea, ütleme, suurepärane kontsentreeritus ja sooritatus. Aitäh, Valter, sulle! Kamina Simsile ja... 3 küsimust, mida kõige rohkem on mu käest küsitud viimaste kuude jooksul. Esimene küsimus, et kas sul on kahju ka? No muidugi on kahju, vastus on jaa. Teine küsimus, mida on küsitud, et kas sa ei karda, et sul iga hakkab? Ei karda, vastus on lühike. Kõige keerulisem on see 3. küsimus, mida on kõige rohkem küsitud, et mida sa nüüd tegema hakkad? Ja kellelgi mõtlesin ka, et mis see sinu asi on. Tegema hakkab,
oli seda 27 korda küsitud, aga tegelikult ega mul ei ole pikka plaani, et elan oma elu ja teen oma asju ja kosmosereisiks ei valmistu või olümpiavõiduks ei hakka treenima. Et igapäevaseid asju, eks ma vahel astun siit ka läbi. Esmaspäeval oli arvestus ühe klassiga, eelviimane, reedel oli viimane arvestus. Aga enne seda mul oli viimane tund nendega ja siis ma küsisin nende käest, tavaliselt viimase tunni jätan, et arvestuseks nad saavad siis küsida igast asju, et mis neil segaseks on jäänud. Ja 35 aasta jooksul ei ole minu tead ühtegi korda, ma ei mäleta, et oleks olnud sellist, et ei ole ühtegi küsimust. Sellel klassil ei olnud ühtegi küsimust ja ma ei saanud midagi teha, vajutasin käsi, ütlesin, ma olen jõudnud täiuseni. Siit ei ole kuhugi edasi minna, et ainult langeda. Et õige aeg on siis nagu lahkuda. Ja teine kord siis kallis kolleeg Enekõu oli see, kes siis tekitas minus ka kindlustunde, et nüüd on õige aeg ära minna. Et astudes siis õpetajate tuppa, siis Enekõu andis mulle paberilehe kätte Pärnu vanade ehitustega, ütles Valter, sina kindlasti tead ja mäletad, kus asus Pärnu 9. algkool, mida pommitati. Esimene mõte oli, et kuidas pommitamist ei mäleta. Nii tähtis sündis, siis ma sain aru, et ikka ei pea pommitamist. Tahaksin käia sinuga veel mõne sammu, enne kui laguneb tee, enne kui laguneb tee. Raju on raske ja kärsitus, kulutab rammu, küllap me saatus on see, küllap me saatus on see. Tahaksin taevani paisata, tuikleva huike, enne kui uduneb tee, enne kui uduneb tee. Enne kui laulmise lõpetab, mustuvat lõike, puruneb mõtete keel, puruneb mõtete keel. Enne kui igatsus ununeb, lunastus lammu, enne kui laguneb tee, enne kui praguneb tee. Enne kui õied on mullale, loovutan tammu, karikais lõhnava mee, karikais lõhnava mee. Tahaksin käia sinuga veel mõne sammu. Et see viimane armastuslaul oli siis Sütevakale, olgu see, ma ei tea, kes oli Alliksaarel see sina, minul on see ka aja jooksul vahetunud, kes see sina on, aga seekord oli ta siis Sütevaka. Mäletan, Elma oma lõpu selles kõnes ütles ka, et Sütevakas ei ole lihtsalt nagu nimi või lihtsalt, et ta on nagu isiksus. Ja minu meelest on ta ka nagu oma närvisüsteemi, oma vereringega, mille moodustavad need inimesed, õpilased, kes siin käivad nagu oma isiksus. Aitäh! May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay forever
righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay forever young. Forever young. Forever young. May you stay forever young. May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung, and may you stay forever young. Forever young. Forever young. May you stay forever young. oli raske ka või? oli ikka. mis need rasked hetked? noh, kuulata kõike seda toredat juttu enda kohta, et see on raske, kõige raskem. aga oli ilus ja su laul oli ilus ja su jutt oli ilus, see kõik nagu oli, kogu asi oli ju sinulik ju. jah, muidugi. kas mu laul oli ilus, seda ma arvan, endal on raske öelda, aga ma arvan, et see sobis siia nagu emotsionaalses mõttes. absoluutselt, aitäh!